Richard Teder, tänaseks kahekordne Amateur Championshipi veerandfinalist, et millist veerandfinaali kohta ise rohkem väärtustad, kas selle aasta oma või 2 aasta tagust? Kindlasti selle aasta oma, kuna matchplace oli kõvasti raskem peale saada. Et ma pole mitte kunagi British Amateuri siiamaani cut'i missinud, et see aasta oli kindlasti kõige raskem sinna saada ja matchplace sain väga hästi hakkama. Üks võit tuli 3. lisarajal, et pidin paar väga head putti sisse lööma, et võit napsata. Kui korraks tulla tagasi 2 aasta taguse turniiri juurde, et seal õnnestus löögimängus lausa teine olla, et kuidas see õnnestus? No ütleme nii, et mängisin ekstreemselt hästi 2 aastat tagasi, et kõik sujus, et algusest lõpuni putid kõik kukkusid, löök oli väga hea ja see aasta lihtsalt proovisin 64 sekka saada. Selle aasta turniirist, mida sa nagu kaasa võtaks järgmistele turniiridele, et mis nagu erakordselt meelde jääb, et kas mõni vastane, mõni rada, väljak? Kindlasti 3. play-offi rada, et 200-meetrine paari 3 vastutuules lõin ideaalse raud 5 meetri peale ja siis puttasin sealt sisse, et võita match. Puttamine vist erinevatel võistlustel, siis minivõistlustel nagu vastase vastu oli nagu erinevad, et mõni päev oli putter väga kuum ja läksid 15-meetrised putid, teine päev ei tahtnud 2 meetrit ka sisse minna, et millest see üldse tuleb, et kas sa natuke tegemist õnnega ka või lihtsalt mõni päev on nii? Eks õnne on ka vaja, et putid sisse kukuks, et kui loed puti natukenegi valesti, aga oled hea puti, siis puti lihtsalt ei kuku. Et peab olema ka õnne, jah. Täna me nüüd, kui intervjuud teeme, ei tea veel, kes homme finaalis võidab, aga kellele sa oma raha nõnda nimetatud panustaksid, kui tohiks niimoodi öelda? No ma loodan, et ikka see iirlane võidab, kes mulle ära tegi, et 2 aastat tagasi kaotsin ka võitjale, et loodan, et see kordub. Aitäh ja edu järgmiseks turniirideks! Aitäh!